Tervitus, mina olen Kristjan Raude ja sa vaatad turundussaadet Impact 8020. Täna olen siin külavillas, Saku vallas ja minu saatekülaliseks on 15-aastase reklaamikogemusega Tarmo Sikk. Tarmo korraldab hobi korras ka pop-up festivali nimega Kuusion. Lähen ja uuringi natuke reklaamimaailma telgitaguseid ja vaatan, kui hull peab olema, et Eestis sellise ilmaga, nagu on, korraldada ühte vabaõhuüritust. Tere, Tarmo! Tere, tere! Ma vaatasin su profiile ja üritasin sulle ühisnimetust panna, et kes sa siis oled elukutselt ametilt, aga ma ei osanud seda sulle panna. Äkki saad öelda, et kelleks sa ennast nimetad täna? Ma ise ka ei oska öelda tegelikult. Kui praegu nagu läks mõte selle profiili peale, siis seal on tegelikult kirjas midagi, et vabakutseline ja siis on rodu igasugused erinevad nimetused, alates copywriterist, disainerist ja kuni, ma ei tea, mõtlejani välja. Just. Et noh, nii ta ongi, et laia profiiliga. Ja sa oled eelkõige ka loovinimene, eks ole? Ma olen nagu tegelenud viimased 15 aastat enamjaolt loovvallas. Ehk siis reklaaminduses olen olnud copy ja art director, creative director. Okei. Sa oled, nagu sa mainisid, sa oled 15 aastat reklaamimaailmas tegutsenud. Ja täna sa oled pigem sellest eemaldunud. Miks sa eemaldunud oled? Selle eemaldumise juures olid tegelikult mitu põhjust. Mõned põhjused olid isiklikud. Mul oli nagu natuke enne seda oli selline isiklikus elus väga drastilised muutused ja üsna karm periood. See on üks põhjus. Aga teisalt oli ka see põhjuseks, et kui ma nüüd natukene resoluutselt või ütleme siis et kui ma julgen niimoodi öelda, siis ma ütleksin, et reklaam on ju surnud, et miks sellega edasi tegeleda. Mis sa selle mõtled, et reklaam on surnud? Kui me niimoodi laiemalt vaatame, siis võib-olla see läheb liiga filosoofiliseks, aga jah, et tehakse ju tänapäeval rämendab palju reklaami, eks ole. Ja enamus sellest on paraku selline, mida nii-öelda inimene ei taha vaadata ja siis peale surutud lükata. Siis tekib selline inimeste poolt on tekkinud sellised, kuidas ma ütlen, ühesõnaga reklaam tõrjutakse välja, et sa ignoreerid seda ja bänneri pimedus siis. Just, et see on internetis, aga igal pool samamoodi, välimeedias igal pool, et selle põhjus on tegelikult ju see, et tihtipeale turundajad teevad reklaami, mis on nagu, mida ühesõnaga nad ütlevad inimesele, mida nad tahavad nagu edastada neile, mida nad tahavad neile nagu peale suruda. Just. Aga ma leian, et reklaam peaks olema pigem selline, mida inimene nagu tahab ise näha, ise vaadata, ise kogeda. Ja sul on kindlasti palju tuttavaid ja sõpru reklaamimaailmas. Jah, üksjagu, jah. Mis on nende peamine sõnum on neile? See on hea küsimus. Ma ei ütle kindlasti, et tulge sealt ära, et see on saatanast või midagi sellist. Ei, see on kindlasti vajalik ja see on kindlasti fun. Aga sõnum on see, et pakkuge inimestele seda, mida nad nagu tahavad ja siis nad tahavad ka seda, mida sa pakkuda on, jah. Kui see kõlas nüüd natuke naljakalt, aga midagi sellist, jah. Väga hästi öeldud. Räägi mulle loovusest natukene, kas loovus on sinu arvates treenitav või on see lihtsalt kaasasündinud? Ei, ma ei usu, et see on kaasasündinud. Kindlasti 100% ei ole. Mingil määral võimalik, et on, aga ta on ikkagi väga treenitav. Mina näiteks, kui ma tahan loovust õppida, kuidas moodi ma siis ennast nagu arendama peaksin? Et kui sa tahad leida mingisugused ideid, mingisugused loovad ideid millelegi, siis on oluline endast need plokid maha saada, et sa ei tapaks juba varakult neid ideid. Reklaaminduses töötades on mul alati selline näide varrukast võtta, et kui on näiteks brainstormingud ja kui seal on
on näiteks 2 loovinimest ja 1 projektijuht, siis tihtipeale juhtub nii, et ja aega on hästi vähe, siis tihtipeale juhtub niimoodi, et loovinimesed hakkavad omavahel nagu nalja tegema ja projektijuht ütleb, et kuulge, ärge tehke nalja, et meil on nagu kiire, et meil peame homseks juba idee välja mõtlema. Ja see on nagu totaalne idee killer, et siis ei tulegi mitte midagi, et need absurdsed naljad omavahel tögamine, see tegelikult üsna tihti nagu viibki loova lahenduseni. No klient tuleb sinu juurde, ütleb, et mul on vaja nüüd teha reklaamikampaania sellele tootele A ja ilmselt parimal juhul tal on välja mõeldud ka, et mis selle eesmärk on. Kus kohas sa nagu siis nagu sellel protsessiga pihta hakkad, saad sa seda lühidalt kirjeldada? No oluline muidugi on alguses briefing, eks ole. Ja mida täpsem see on, seda parem. Aga mis eristabki nii-öelda loovinimest, mitte loovinimest on see, et mitte loovinimene kitsendab selle briefiga ennast väga ära. Et läheb sinna, et see on sellisele vanusele, sellisele rahvusele, selliste harjumustega inimesele ja toode on selline ja kõik see. Ja siis sa oled nagu seal samas kohas ja siis sa saadki öelda ainult, et see on see toode. Aga loom lähenemine on see, et sa küll viid ennast kurssi nende asjadega ja siis püüad ennast vabaks teha ja püüad alustada algusest peale ja mõelda täiesti avatult. Sa tead tausta informatsiooni, aga tegelikult sa ei piiritle ennast sellega. Just, mõtlemata sellele, et see peab sobima. Sest pärast alati saad selle kitsendada tagasi, et kui see ei sobi, tüüpiline nii-öelda ideede genereerimisprotsess ongi see, et pakutakse hästi palju erinevaid ideid välja, pannud kõik need kirja ja siis pärast järgmises etapis tuled tagasi nende juurde ja siis hakkad sealt... Aga kuidas sa meeskonnale ütled, et nüüd hakkame ideid pritsima, aga jumala eest ärge keegi kritiseeri midagi? No eks nii tulebki öelda, et oleneb meeskonnast, et tavaliselt paremini klapivad väiksemad meeskonnad ideeloomel ja siis saab vajadusel kokku tulla ja siis nagu hakata kriitiliselt vaatama neid ideid. Aga see siis ongi niimoodi, et lukustatakse ühte ruumi, võetakse see brief ette, seiditakse see läbi ja siis hakatakse nalja viskama, et võetakse mingi klaas kõrvale ja... Põhimõtteliselt jah, et pannakse loovinimesed külmkambrisse kinni ja siis nad mõtlevad... Ennem välja ei lase sealt sooja kätte, kui... Jah, tegelikult nii ta ongi, et ühe reklaamiagentuuri juht kunagi mulle, kus ma töötasin, ma ei hakka siin nagu nimest asju ütlema, aga soovitas, et loovinimesed ütles, et tehke rohkem narkootikume, et siis tuleb paremaid ideid. Sa korraldad ka pop-up muusikafestivali Accussion. Kuidas sa täpsemalt hääldad seda? Ma ise hääldan seda Accussion. Accussion, okei. Tahtsin teha midagi sellist, kus ma ise oleksin, kuhu ma ise tahaks minna, kus ma ise tunneksin ennast mugavalt ja kus mulle endale meeldiks olla. Probleem on muidugi natuke selles, et ega ma ise sellest üheski festivalist selles mõttes täiel määral nagu külastajana ei ole osa saanud, et selleks jälle lihtsalt mahti aega seal. Aga tagasiside põhjal võin öelda, et vähemalt on väga suur hulk inimesi, kes on olnud sellest vaimustuses ja see on nagu kõige olulisem. Ja mis selle festivali eriliseks teeb? Festivali teeb eriliseks see, et peaaegu kõik artistid esinevad erinevates kohtades, erinevate nii-öelda lavade peal. Ta on välifestival ja kui ilm vähegi võimaldab, 2 aastat on meil sellega väga vedanud, on sel juhul siis esinejad esinevad vabas õhus, kes esineb mõne paadikese peal, ehk siis esinetakse seal, kus Jumal juhatab, ehk siis mina. Maailmas tegelikult on väga suur tõusev trend, ongi sellised butiikfestivalid. Ja ehk siis meil on kindlasti nagu piirarv ees, et kui palju me üldse neid pileteid müüme, kui palju inimesi siin on. Ehk siis kui sa lähed mõnele suurele festivalile, siis kohtad seal tohutut trügimist ja niimoodi. Siin on ruumi kõvasti. Siia tuleb kuskil maksimum 1000 inimest ja selle ala peale see on põhimõtteliselt tunne nagu oleks selline mõnus väljasõit roheljusse. Räägi natuke sust endast ka, et
et kas sa saaksid mulle öelda, mis on need 20% tegevusi ja harjumusi, mis tegelikult sul on toonud 80% sinu ideedest, kampaaniatest, sinu edust? Noh, ma arvan, et minu puhul puhtisiklikult ongi see 20% on ikkagi distsipliin, mis on, noh, ma arvan, et ma ei tähtsustaks seda nagu üleüldiselt nii kõrgeks, aga kuna noh, ma selline loovinimene olen, siis kui selle distsipliini kätte saan, siis annab see kindlasti väga palju, et ma arvan, et kindlasti on inimesi, kes ongi sellised distsipliini junkid, eks ole, et nendel oleks see pigem vastupidi. Aga isiklikult jah, ma arvan, et distsipliin on selle. Okei, hästi. Kui saatevaatajatel on soov sinu tegemisi, toimetamisi jälgida, et mis kanalid sa kõige paremini helistaksid, sotsiaalmeediast midagi, veepost? Noh, kui nad tahavad mind jälgida, siis ma arvan, võib mind otsida üles Facebookist ja mul on seal oma perekonnanimi on muudetud, ehk mu perekonnanimi on tegelikult Sikk, aga seal on nagu inglise pärast Sikk ehk siis CK-ga lõpus. Ja selle järgi siis leiab üles, kes tahab mind jälgida. Küll aga kes tahab festivali tegemisi jälgida, siis on muusikafestival.ee on kõige lihtsam see üles leida. Okei, hästi. Kui sul on vaja kõik tänased tegemised jätta selja taha ja liikuda edasi muutele maadele, ja samas sul on järeltulija, kes võtab kogu sinu tänased tegemised sinult üle. Sul on selle järeltulijaga kohtumiseks aega täpselt 1 minut. Mida sa selle 1 minuti jooksul oma järeltulijale räägiks? Ma arvan, ma mõtleksin minut aega, et see oleks aeg läbi, aga tegelikult sellest polekski vist suur probleemi, sest ma ei ütlekski mitte midagi. Sellepärast, et ma arvan, et kõige põnevam on õppida ja eksida ja sellest kogemusi saada ja teha vigu ja see ongi kõige põnevam. Noh, see on ka põhjus, miks ma olen võib-olla ühest valdkonnast teise hüpanud ja sest kui sa oled töötad või noh, tegutsed ühes valdkonnas eluaeg, siis sa satud rutiini ja sul on kõik selge ja see põnevus kaob ära. Vähemalt isiklikult, Okei. Nii et midagi ütleks? Mitte midagi ütleks. No võt, saite nüüd teada. Okei, aga igal juhul suur tänu sulle, kallis vaataja, vaatamast. Kui sul on Tarmo käest mingeid küsimusi küsida, siis kiiresti kirjuta nad alla kommentaaridesse. Tarmo äkki vastab neile, siis kui tal aega on. Ja kui sulle saade meeldis, kindlasti like seda, jaga seda oma sõpradega, subscribe'i, liitume uudiskirjaga ja kohtume juba järgmisel korral.